on käes ja päike paistab ja raamatute lugemiseks nagu jääb palju vähem aega, aga tegelikult me kavatseme teile nüüd rääkida 19 autorist, kes teil tuleb siis mai lõpuks läbi lugeda. Vähemalt üks nende raamat ja mõtlen, et paljudel neist kirjanikest on ka mitu raamatut, nii et teil on tegemist küll, unustage need peenratud 102. Tere, Krista, sinu peenrad. Tere. Mis siis, et tuleb suvi on puhutult hea lugeda, kui väljas sajab. Kuulata, kuidas vihm vastu katust ragiseb ja lugeda, see on üks paremaid asju, mis ma kunagi lapsepõlves kogesin. Nii et lugeda saab suvel väga hästi, ma ei tea, mõned inimesed võivad võrdkiiges ka. Ja enne Head Read festivali muidugi ei jõua läbi lugeda kõiki autoreid, ma väga loodan, et osa on juba niikuinii läbi loetud, sest tulevad ikkagi inimesed, kelle raamatud on eesti keeles juba ilmunud. Ja me lihtsalt nüüd juhime neile veel tähelepanu ja ütlen ka seda, et tegelikult meil peaks nüüd kava olema ka lõpuks koos ja varsti me teeme selle ka avalikuks, sest lihtsalt vaikseid ümberkujundusi oli iga natukese aja tagant, sest nagu selle käigus on mu kolleegid toimkonnast jõudnud järjekordselt järeldusele, et Tallinn on koht, kuhu väga raske lennata. Või ka Tallinnast ära lennata. Nii et nende lendude kombineerimine ja nende tulek ja minek siit ongi tinginud selle, et me oleme pidanud oma kava üsna mitu korda ümber tõstma. Aga hakkame ka Renega nüüd vähemalt rääkima. Rene lubas alustada eestlastest, kellel päeva ja tänu ei ole vaja siia lennata ja ära lennata. Äärmisel juhul tulevad Tartusse. Siin äärmisel juhul lähevad õhtul Tartusse tagasi ka. Aga Eesti autorite puhul ma jälle rõõmuga tõden seda, et 19 autorist 12 on naised, ehk siis Eesti kirjanduses on praegu minu arust selline võimas uute naisautorite tullus või laine ja nende võimsate eeskirjanike nagu Kiire, Vadim ja veel mõned kõrval on tekkinud väga palju toredaid autoreid. Alustame Liis Aalmannist, kes noor tegija, aga juba võitnud nii mõnegi uhke auhinna. Iga tema raamat on midagi pälvinud ja tema on siis suures seal Harju tänava kirjanik. Lastekirjanikest me räägime ka paar sõna, võib-olla siin kõigepealt võtaks lastekirjanikud ette, et see lastekirjanduse keskus, kuhu mina ei ole ühelgi korral jõudnud, sest ma olen täiskohaga tööl Mustalaede saalis, kus ma kohta ära anda ei või, sellepärast nii palju püsti tõusen ja on keegi sinna selle koha peale maha istunud. Ja see on hästi ohtlik, sellepärast, et siis ma pean hoopis õuest seda ekraani pealt vaatama, aga lastekirjanduses ma tõstaksin esile Ulla Saart, kes tõenäoliselt räägib kellegagi illustreerimisest, lasteraamatute illustreerimisest ja illustraatoril on tegelikult ju need toredad inimesed, kes annavad meie jaoks nende tegelaste raamatutele näoilma, milleta need raamatud ei oleks üldsegi need. Ulla Saar näiteks on meile toonud Pia Prääniku Kairi Loogisules, mis on üks mu suuri lemmikuid, aga ka väga palju teisi lasteautorite raamatuid. Üks väga tore tegelane on Anti Saar, kes on võitnud väga mitmeid väga olulisi Eesti kirjanduse auhindu, kes oli kunagi Krista ja minu väga hea kolleeg ja tõlkija. Aga nüüd ta viimasel ajal ei viitsi tõlkida, vaid kirjutab selle asemel hoopis väga häid raamatuid. Ja tema on siis ka seal lastekirjanduse keskuses Pika tänava lõpus. Ja siis, kes meil siin noortekirjanikest veel on? No, Hiina Laanem, kes alustas täiskasvanute kirjanikuna, võitis romaanivõistlusel esimese koha umbes 2007. aasta vist oli seal. Siis vahepeal kirjutas näidendeid ja nüüd on siis leidnud ennast vähemalt hetkes lastekirjanikuna. Aga tuleme sealt Pika tänava lõpust siia kesklinna tagasi. Kas üks väga tore formaat, mida festivali juures meeldib, on see, kui kaks autorit omavahel vestlevad, et kelle sa oled selle aasta sinna vestlejana pannud. Eelmine aasta oli väga huvitav vestlus Kairi Loogi ja Kristiina Ehinaga vahel. Nad omavahel vestlesid oma raamatutest ja sel aastal. No tegelikult on seal ka väga mitmed huvitavad paarid, nagu Paul Riismaa ja Maarja Pulver näiteks, on siis romaanivõistluse esimese ja teise preemia saaja omavahel. Siis on Piret Jaaks ja Arne Merilai. Piret Jaaks räägib oma uuest romaanist, mis ilmub järgmisel esmaspäeval Varrakus.
selle nimi on Päikeseuskujad ja see räägib rannarootslastest ja sellest, kuidas siis venelased hakkavad oma haarmeid ka Rannarootsi inimesteni sirutama ja seal on 2 õe lugu ja kohati läheb asi üsna põnevaks. Kes tahab nagu maitset suhu saada sellest raamatust, siis võiks vaadata Aprillikuu loomingut, seal on ilmunud katkend. Aga noh, ilmub see raamat ise ka kohe varsti. Ja siis on veel Brigitta David-Jants ja Piret Raud räägivad omavahel. Eeva Park ja siis Triin Soomets, 2 luuletajat räägivad omavahel, kes mõlemad on praegu üsnagi palju tunnustust saanud oma viimaste luulekogude eest. Ja kokku oli siis meil, kas oli 8 paari vist kuskile sinna kanti, igatahes rohkem kui ühel või teisel aastal. Ja väga huvitav on kindlasti vaadata just kuda. Ja Eva Kohv on jällegi, räägib oma raamatust, nii et ma arvan, et see Eesti autorite esinemine võib olla päris tore ja huvitav ja mitmekesine just nimelt. Eestikeelses programmis, kas sul on nende õhtute kohta ka, kui seal on kõik võimalikud luuletajad lava peal ja muusikud, et kas seda oskad sa ka juba öelda või see alles kujuneb see programmi? Tegelikult suures saalis on näitlejate esinemine, on ajatud tekstid ajalises teatris ja näitlejad on? Ma ei oska praegu sulle neid nimesid öelda, varsti kohe tuleb kava. Siis on muidugi algab see asi Verinoortega, kus on kõige nooremad kirjanikud, kes oma loomingut esitlevad. Siis on ka VHK lavakava, nagu alati on olnud. Ja see algab siis kolmapäeval kõige noorematega. Ja no kui ikka edasi läheb, siis neljapäeva pärastlõuna ja juba reedel natukene varem ja laupäeval läheb kella 12 ja pühapäeval täpselt samuti. Ja on jah, tegelikult ma pean natukene kontrollima, sest see kõik ei jäägi pähe. Sina räägi vahepeal millest muust, ma teen omal telefonis lahti kohe kava ja siis ma räägin ka nendest õhtustest, üritustest ja muusikast. Ja neid on ka üsna mitu tükki. Natukene võin rääkida, et ma olen veteranlik inimene ikkagi. Vanust teeb targaks, on mul kõik vahendid ees olemas. Üks autor, keda ma tahaksin rääkida, ma täna ostan selle raamatu ja oskan teie ka, sellepärast ega seda liiga palju ei ole, maksab ainult 9 €. On Brigitta David-Jantsi lühijutu kogumik, mis ilmus eelmise aasta keskel ja mida nüüd peetakse selle viimase aja üheks võimsaks Eesti autoriks. Brigitta David-Jants, kes umbes 10 aastat tagasi andis välja JMKE väga toreda raamatu, mis on jõudnud ka inglise keelde, Bloomsbury väljaandel, nii et seda ma soovitan kõigil haarata. Piret Raua raamatuid, need on nii palju, neid ma ei hakanud võtma, aga Piret Raua kohta ma ütleks nii palju, et tema 4 olulist raamatut kõik on saanud kirjandust või Kultuurkapitali kirjanduse sihtasutuse aastapreemia, nii et see näitab juba kvaliteedi kohta nii mõndagi. Nii, sa leidsid üles, kus sa tahtsid rääkida? Ma leidsin üles, jah. Meil on enne ka olnud mõnel festivalil filmiprogrammi ja sel aastal me teeme jälle päris toredat koostööd Sõpruse kinoga. Ja et mahuksid kõik need filmid ka ära, nii et need ei takistaks kellelgi kirjanike kuulamist. Alustame juba filmidega esmaspäevast. Ja on esimene neist on Rado Juude Draakula, mille juhatab sisse Tristan Priimägi. See on kell 6 esmaspäeval, teisipäeval kell 6 on Agnieszka Hollandi Franz ja juhatab siis sisse selle Peeter Laurits. Ja üks on veel Sõpruses, nimelt kolmapäeval Taag Johan Haugerund, Unistused ja Brigitta David-Jants juhatab selle sisse. Nii et need on ütleme niisugused asjad, mis natuke erinevad võib-olla sellest tavapärasest festivalist. Aga need kõik on niisugused filmid, mis on seotud kirjandusega. Ja kolmapäeval on jah, siis on Poeesia sõpruskond esineb kell 5 juba Harju tänaval luuletaja inimeste maailmas, siis on VHK abiturientide, teatrikooli abiturientide lavakava ja Lastekirjanduse keskuses läheb juba lahti täiesti hooga tegelikult
seal on nii Ulla Saar kui ka Anti Saar kui ka on Timo Parvela, kes on ka kunagi enne juba käinud, aga ta on Eestis väga hästi vastu võetud. Aga siis, kuna ma lubasin veel midagi õppustest rääkida, siis kohe neljapäeval on hullunud Tallinn, mis ma arvan, et võiks pakkuda väga huvi neile, kes tahavad natukene teistsugust kirjandust laval, sest seal on siis Aliis Aalman, Maarja-Liis Mölder, Jürgen Rooste ja Siim Ainpõla ansambel. Ja see ansambel on Kannu Luu, kus on Kristjan Kannukene ja Luulur. Ja lisaks on järjekordselt tulnud eestlasi lõbustama siis ka Rauha-tädi Soomest. Nii et ma arvan, et kogu see kella 8 etteaste on väga raiunud. See oli neljapäeva õhtul, jah. Siis on, muidugi on meil ka veel eraldi Ukraina kultuurikeskuses on Ukraina õhtu. See on reedel kell 6, kus esinevad Ljudmila Taran, Katrin Väli, Anna Veršik, Igor Kotjuk ja Mart Kangur. Ja laupäeval on siis õhtune kella 8 on Musta Laega saalis on niisugune etteaste nagu Mimmud maailma lõpu vastu ja need 2 mimmu on Sveta Grigorjeva ja Laura Põlder. Nii et ma arvan, et ka see võib päris huvitav välja kukkuda. Aga nagu ma olen ikka öelnud, et tegelikult on kõik need päevad väga huvitavad. Siin on veel tulevad jalutuskäigud, mis on alati olnud, kuhu saab ennast registreerida. Sel aastal teeb Jan Kaus jällegi jalutuskäigu Vanalinnas, siis Tiina Saar-Veelma teeb Uues maailmas jalutuskäigu. Siis on konkuuri auhind, kus siis kooliõpilased annavad oma konkuuri välja. Verinoored, nagu ma juba ütlesin. Siis on laupäeval on veel Elovee ja õhtu ka Maitrega pealkiri olid sel õhtul üksi. Siis on ekskursioonid, veel ekskursioonid peale kõndid, nende, mis ma juba mainisin. Aidas on järjekordne naisluule, kus esinevad sedapuhku Eeva Park, Murka, Kauksi, Ülle, Kriste Sofi, Käär. Ja veel on siis kell 7 Piret Põlder ja Kalev Karlsson. Nii et tegelikult ikka igale poole jagub, et pole nüüd läinud seal päriselt Musta Laega saali juurde otseselt nendele kirjanike üles astumistele, aga nagu ütleks, et see kava on sel aastal väga tihe, väga täis ja ma arvan, et nii Aidas kui ka igal pool mujal võiks küll need üritused huvi pakkuda. Ma kiiresti ütlen sulle siia lisaks, et need, kes tahavad nüüd minna nendele linnaekskursioonidele, siis nendele võiks vaatama registreeruda, sest need rühmad on piiratud osalejatega ja need saavad kiiresti täis ja väga palju ma olen kuulnud, et jälle jäi keegi sealt välja, et siis kui teid midagi huvitab nendest Kalamajast või Vanalinnast või vanast või Nõmme ka, kas sel aastal Nõmme? Ei ole, et võtke kava ette mai keskel ja pange oma nimed kirja. Kindlasti minge meie kodulehele ja seal saab endal need nimed kirja panna. Ja koduleht on meil nüüd uuenenud ja seal peaks üsna varsti olema terve see kava täiesti üleval, nii nagu ta tulebki ja seal saab kindlasti ennast registreerida. No ma ei tea, sel aastal ma väga loodan, et ikka enam luulajaid, vaatajaid mahub enam-vähem ära saali, et ei ole vaja päris tänavat ummistada. Tegite suuremaks selle? Tegite suuremaks. No ütleme, et ei ole seda Edward Louis Masti niukest populaarset kirjanikku, aga meil on terve mida erakordselt häid kirjanikke. Populaarset kirjanikke on palju. Aga populaarseid kirjanikke on palju, jah. Ja no kui sa, ja ma ütlen selle ka ikkagi ära nüüd, et kui sa mainisid juba lastekirjandust, siis esimest korda üle väga pika aja mõtleks kohe, sest on 10 aastat tagasi, kui meil viimati käis Ameerika kirjanik, siis nüüd tuleb meile Alice Standish, kes kirjutas need 3 Baskervilli lugu noorest Conan Doyle'ist, kes õpib siis eriti andekate laste koolis.
ja ta väga rõõmuga nõustus tulema, ta on ohtralt auhindu saanud noorte ja laste kirjanik ja mul on äärmiselt hea meel, et ta tuleb. Need 3 raamatut, ma panin siia, palusin oma kolleege panna välja raamatud, mida mina arvan, et te võiksite lugeda. Ja need Conan Doyle'i lood on siin kõik 3 on siiski välja pandud seal. Tegelikult niisugused lood, mida ausalt öeldes isegi täiskasvanule sünnib lugeda selles mõttes, et seal on väga palju ka infi. Ta mängib tegelikult kogu selle Conan Doyle'i universumiga nii-öelda, sest see väga andekas laps kitsastest oludest Conan Doyle satub sinna andekate laste kooli, kus siis kooli direktor on professor Challenger. Tema üks õpetajatest on Sherlock Holmes ja tema klassivend on Jimmy Moriarty. Ja siis muidugi tulevad pead pööritavad seiklused ja kui siis vaadata nende pealkirjad on muidugi enam-vähem selle sugused nagu on tegelikult Conan Doyle'i lugude pealkirjad. Aga lisaks seal esineb kindlasti üks Saurus, mis on siis sellest kadunud maailmast näiteks ja muudestki kohtadest. Ja see on väga ladusalt ja lõbusalt kirjutatud ja seal on kenasti toodud ka tema kohta, Conan Doyle'i kohta olevad faktid ära, nii et kuidas tegelikult asi oli. Minu jaoks oli üllatus, et ta ameeriklane on, et ma olen täiesti veendunud, et seda on kirjutanud inglane. Ta on kaua Inglismaal elanud, nii et see on vabandatav. Aga lähme Harju tänavale. Lähme Harju tänavale. Üks mees, kellest mul on väga tore rääkida, on see, et Triadi suur toetaja on alati olnud Briti nõukogu ja Briti suursaatkond. Ja nüüd imet on teil siis külaliseks ka suursaadik ise, millega tema hakkama sai, et ta kirjandusfestivaliga lava peale astub. Suursaadik kirjutas Eestist raamatu, ta hakkab nimelt ära minema, tema siin olemise aeg hakkab läbi saama. Ja ta kirjutas raamatu, mille nimi on Estonian Lessons ja ta esitleb seda raamatut Keller teatris. Kui on ilus ilm, siis Keller teatri uues vast avatavas krimiaias. Kui on vähe hirmilm, siis saab minna Keller teatri baari vihmavari. Aga ma arvan, et see võib väga huvitav olla. Aga ta seal festivali raames seal Harju tänaval ka räägib? Ei. See on üks üritus, mis on Harju tänaval teema. Me kunagi ei tee tegelikult Harju tänaval justki raamatuesitust. Me ei tee üldse raamatuesitusi ja ütleme, et suursaadiku palvel me tegime talle erandi. Ma arvestades ta on ikkagi suursaadik, siis temale võib seda lubada. Üks teine A-tähega mees on Evald Aarents ja tema raamatuid juba esitlenud, on amma esitletud ja lettidel ka. 2 on vist ilmunud. 2 on ilmunud, jah. On suur suvi armastus halval ajal või halbadel aegadel. Ja jah, ta tuleb siia ja räägib ise, kuidas tal õnnestub niisugune väga sümpaatseid raamatuid kirjutada meie keerulises maailmas. Aga nii palju, kui ma olen lugejate tagasisidet saanud, see on nende raamatute niisugune mõnus meeleolu ja inimlikkus ongi see, mis tegelikult paeluvad tema juures. Üks väga huvitav ja väga tore selle festivali juures viimastel aastatel on see, et teil need intervjueerijad ei ole mitte kirjandusinimesed, vaid te olete noppinud neid erinevatelt aladelt täiesti hoopis kuskilt mujalt kui kirjanduse kasti seest. Et kuidas teil sel aastal jätkata sama stiili või kes teil näiteks seda Aarentsit intervjueerib, on see juba kindel? Aarentsiga räägib Mari Rebane tegelikult, kes on meie toiskonna liige ja kes kunagi tegelikult oli kultuuriajakirjanik. Aga muidu on meil jah siin ühte ja teist näiteks ei ole mitte ainult ilukirjandust, vaid on ka teabekirjandust, näiteks Thomas Piketty, kes on praegu üks kõige rohkem vastuolulisi arvamusi tekitanud majandusteadlane, tuleb siia koos oma abikaasaga, abikaasa peab ettekande Tallinna Ülikoolis ja Piketty põhimõte on see, et ta püüab nagu seletada ja pakkuda võimalusi, kuidas on võimalik ebavõrdsus ära kaotada. Palju öelda meie ajastu kapitalismi kohta, sellega ta on tekitanud endale ka väga palju vaenlasi. Ja kui üldse öelda, et kes siis tänavuse festivali kõige tuntum ja kõige kõmulisem esineja on, siis karta on, et see ongi Piketty. Ja temaga räägib jah, Tarmo Jüristo näiteks,
kes ei ole päris kindlasti, ütleme, kultuuriajakirjanik otse. Ja lisaks veel ka näiteks Stefan Hedlundiga, kes räägib ka pigem ajaloost ja Venemaast, vestleb Aivar Ventsel. Ja pühapäeva hommikul on üks äärmiselt huvitav vestlus, mida ma kangesti soovitan kõigile minna kuulama, sest seda ei näidata ka tegelikult televisioonis. See on Paco Kalli, kellega räägib Kalevi Kull ja tema raamat ilmub ka Tallinna Ülikoolis, Tallinna Ülikooli kirjastuses ja tema vaatleb seda, millised moel väljendub taimede elu, kuidas taimed omavahel suhtlevad, millised on taimede suhtlus ülejäänud elava maailmaga. Ja see peaks järjekordselt inimestele meelde tuletama tegelikult, kui keerulised on need seosed meid ümbritsevas maailmas ja seda, et inimene on ainult üks väga väike osa kogu sellest maailmast. Ja ma arvan, et Kaleviga on see vestlus tõesti väga hea. Kus ütlesid, et seda ei näidata televisioonis? Sest osa nendest asjadest salvestame me kõik, aga osa nendest siis Eesti Televisioon töötleb, paneb subtiitrid ja kantakse üle neid kõigepealt ETV2-s ja hiljem ka ilmselt ETV1-s siis aegamööda. Ja neid ei ole mitte kõik vestlused, mis niimoodi jõuavad uuesti tele kaudu inimesteni ja see pühapäevased vestlused näiteks ei lähe televisiooni, nii et kes tahab neid kindlasti näha, siis selle peale lootma jääda, et nagunii telekast näidatakse, ei näidata. Ja selle peale tänapäeva defitsiivi ühiskonnas ei ole mõtet kindel olla, et kõik telekasse ei jõua. Kõik ei jõua, muidu teistest vestlustest üsna paljud ikkagi jõuavad alates juba neljapäevastest, aga jah, pühapäev jääb ära. Ja muidugi need ei jõua päris kindlasti, mis on väljaspool seda Mustalaeda saali, nii Aidas kui ka lastekirjanduse keskuses, et ka kes tahavad nendest osa saada, siis tuleb kohale minna. Aga üks autor, kellest sa võid ka pikemalt rääkida, Simon Mason, tema on üks krimi minu suurtest lemmikutest, kes on suutnud sellise Sherlocki ja Watsoni taolise paari kaasaega tuua, kaks väga toredat tüüpi täiesti erinevat ja nüüd see autor on meil lava peal. Oskad öelda juba, kes temaga räägib? Jaa, Jason Wood. Nii et ühesõnaga võib arvata, et kuna neil on üks ülikool selja taga, nimelt Oxfordi ülikool, siis ma arvan, et neil võib päris tore vestlus tulla, seda enam, et Masoni raamatute tegevus toimub Oxfordis. Ja no nad ei ole päris Sherlock ja Watson, sest et need kaks Wilkinsit tahavad ikka olla ühe tublid ja võib-olla kogu aeg teineteist üle lüüa hoopis. Ülelöömine on nende eesmärk. Ja noh, ma arvan, et kes nüüd kas ühe raamatu lugenud, see tunneb huvi teiste vastu, et ongi juba tagasiside ikkagi selline, et talt oodatakse uusi raamatuid. Enne festivali tulebki välja 3. raamat. Kes veel ei tea, millest on asi, siis ma võin lihtsalt nii palju öelda, et seal on 2 uurijat, kelle mõlema nimi on Wilkins. Üks on Ray Wilkins ja teine on Ryan Wilkins. Ryan Wilkins elab vagunelamust, ta naine suri narkootikumide üledoosi ja ta kasvatab üksi oma 2-aastast last, poega. Ja kui ta ilmub kuriteo paigale, seda peetakse reeglina kurjategijaks, mitte politseinikuks, aga see-eest väga nutikas on ta ikkagi. Aga ta ei hooli absoluutselt Oxfordi hierarhiatest ja ajab lihtsalt seda asja, mis ta tahab, nimelt kurjategija kätte saada. Ja mingis mõttes tema vastand on siis Ray Wilkins, kes on riietatud disainerülikonda, kes on üliheade kommetega lõpetanud Oxfordi ülikooli ja tahab loomulikult ka saab kurjategijad kätte saada ja näidata ennast võimalikult heas valguses ja edeneda ka politsei hierarhias. Ja nende teed siis ristuvad, tihti nad uurivad ühte ja sama kuritegu kahekesi ja siis tuleb neil omavahel niimoodi kuidagi hakkama saada, et nad väga palju teineteise varvastele ei astu. Aga Masoni kohta ma tahaks lihtsalt seda veel lisada, et just tagasiside mõttes, et ma olen nii palju lugejatelt kuulnud, et väga harva satub kätte niisugune krimka, millel on sedavõrd mõrvatud keel. Et Mason lihtsalt kirjutab sedavõrd hästi
ja ta on ka tegelikult minu meelest kirjanduse alal just nimelt Oxfordis õppinudki, ta on ise töötanud kirjastuses ja tema keele valdamine ja see, kuidas ta oma raamatud üles on ehitanud, on tõesti suurepärane. Ja no ta kirjutab veel ühte sarja, mis ei ole eesti keelde tõlgitud ja ma ei ole kindel, kas see saab tõlgitud, aga seda on siis võrreldud George Simenoniga väga sageli. Ja see sari on, selle peategelane, mina tegelane lausa on otsija. Inimene, kelle poole pöördutakse siis, kui mõni inimene läheb kaotsi ja läheb niimoodi kaotsi, et tundub, et näiteks ta on surma saanud, ennast ära tapnud, kusagil läinud merele, jätnud riided maha, aga kuhugi jääb ikkagi mingi väike kahtlus, et kas ta on ikka surnud või äkki ta on kusagil hoopis elus. Ja siis see otsija hakkab otsima ja ta otsib siis selle, need raamatud ei ole paksud, need on natuke üle 100 lehekülje. Aga need ei ole raamatud kuritegevusest ega kurjategijatest, need on raamatud inimsaatustest, nendest käänakutest, mis inimsaatused võivad teha, põhjustest, miks inimene tahab näiteks ennast ära kaotada. Ja need on tohutult põnevad, sest see on teistmoodi põnevus, see on niisugune põnevus, jah, nagu võib-olla Simenoni, kes ka nagu vaatles seda, mis inimesi paneb toimima. Ja sa lüüsid praegu see raamatu meile maha, see publikum igatahes ostab selle ära ja tehti see nüüd eesti keelde, sellepärast et me kõik tahame seda juba lugeda, aga te võite muidugi ka toetada Rahvaraamatu võõrkeelse kirjanduse osakonda, eks. No seda on vaja öelda võõrkeelse kirjanduse osakonnale, et nad võiksid, siin ei ole ühtki Simon Masonit praegu müügid minu meelest. Inglise keeles on? Aga meil on sellest eesti keeles olemas 2 suurepärast. Ja kolmas tuleb ka kohe. Kolmas tuleb ka, aga ma tahaksin veel kord selle Masoniga vestleja kohta öelda nii palju, et tema kõrgausus Jason on ikkagi krimikirjandusest läbi imbunud ja kõik need vestlused, mis ta on Headread festivalil oma vastaspartneriga, kelleks mõnikord teatri on ka olnud krimikirjanduse autor, ta on need ülimalt hästi läbi viinud ja see tund lendab kui minut ja ülipõnev ja tõesti tulge kohale. Tegelikult Jason peab maha veel ühe vestluse, nimelt Karl-Johan Valgreniga ka. Ja ma just tõin selle raamatu ka veel siia, seda viimane raamat praegu, selle on andnud välja Hea lugu, aga enne vist andis teda välja Eesti Raamat. Ja Valgren on ka tõesti niisugune autor, kes Rootsi kirjanik, krimikirjanik, aga ta ei olegi kirjutanud ainult krimikirjandust, teda on andnud välja näiteks ka Loomingu raamatukogu ja jällegi ta on äärmiselt huvitav. See raamat on päris kindlasti niisugune, mida lihtsalt kergelt ei saa nagu lahterdada, et see on nüüd krimikirjandus. Siin on väga palju tasandeid ja põnevad tegelased, täpselt samuti kõik oma lugudega. Nii et jällegi üks asi, ma arvan, et seda vestlust on väga huvitav kuulata ja kindlasti tasub seda raamatut lugeda. See on nüüd hea loo raamat. Hästi sopaat teist kirjastust ka peale teie, eks oled selles mõttes. Ja kui juba läks krimi ja teiste kirjastuste juurde, siis tuleb ka Sadu Rämme. Ja see on nüüd niisugune huvitav krimikirjanik, see Sadu Rämme. Ta on tõenäoliselt praegu kõige kuulsam Soome kirjanik üldse, teda on tohututes kogustes. Kõik, mis ta on kirjutanud, on tõlgitud inglise keelde, väga suurtes kogustes müüakse teda. Ja esimese pealkiri, ma ei tea, kas oligi Hildur. Ja, Hildur. Ja elab ta ise Islandil oma perekonnaga ja ta hakkas siis, olles soomlane, hakkas ta kirjutama kuritegudest Islandil, kus neid tegelikult muidugi eriti ei toimu. Ja tema siis detektiiv, seal on kohalik politseinik nimega Hildur ja kellel on endal muidugi ükski korralik politseinik, mis olla üldse olemas ilma, et tal endal mingit minevikku ei oleks, mis teda ei painaks, nii ka Hildurit, 2 kaduma läinud väikest õde on tema minevik, mis teda painab. Aga tal on seal veel suurepärane abiline, nimelt siis politseipraktikant, kes on soomlane, kellel on tõsised perekondlikud probleemid ja nendest nagu kuidagi moodi vabanemiseks või mõistuse säilitamiseks asus ta kuduma. Ta koob imelisi Islandi mustriga kampsuneid vahet pidamata ja on väga suur kasvu ja mõnus, aga aitab Hildurit üsna tõhusalt, sest ta
kumbki lähenevad kuritegudel eri nurkadel. Need on niisugused täitsa korralikud krimkad, ütlema tasub lugeda küll. Ja just see, et Island ja soomlased ja kõik kokku. Päris sünge värk vist palun. Päris sünge värk. Soomlased ja islandlased kokku on ikkagi. See ei ole päris kindlasti niisugune cozy crime. See on juba diagnoos. See on diagnoos, jah. Aga ta on natuke teistsugune, kui ütleme, et see Skandinaavia kole krimi muidu. Selle sarja kampsunite kohta on Soomes ka välja antud raamat. Sadu Rama on üks autoritest. Ongi Hildurin Villapaidat või midagi selline. Nii et ma saatsin poja Soome ostma, ütles, et rääksid mulle krimist mingi kampsuni raamat. No ma ei imesta. Ei, väga vahva on. Kõik kampsunid on nende nimedega, Tinna ja niimoodi. Ma arvestades neid teadviistasin, mida sa vehid siin kogu aeg, eks ole, siis ma ei imesta, et see kampsuni raamat sinuni jõudis. Jaa, just. Aga üks autor veel, kelle te olete moodsas ajas välja andnud, on De Bruun. Ma seda eesnime ei julge öelda. Finton De Bruun. No jah, tema on iiri kirjanik, kes kirjutab iiri keeles. Ja tuleb temaga siia rääkima. Ainus inimene, kes saab temaga rääkida iiri keeles, aga nad tõenäoliselt seda siiski õnneks ei tee, vaid räägivad inglise keeles, millest teised ka aru saavad. Nimelt Indrek Õis tuleb temaga vestlema. Indrek Õis on teda ka tõlkinud. Ja ma veel kord kinnitan, et Eesti on väga õnnelikus olukorras, sest meil on inimene, kes tõlgib iiri keelest otse. Seda vist pidi olema, ma ei tea, maailmas. Vist mulle öeldi sealt Iiri kirjanduskeskusest, kas 5% riike, kes iiri kirjandust tõlgivad, saavad teha seda otse iiri keelest. Aga Indrek Õis on Brüsselis ja ühtlasi siis ka seal käälikeele tõlkeel. Iiri keel on selles mõttes huvitav, et kui sa teda peale vaatad, siis tundub, et prantsuse keel. Aga kui sa teda kuulad, siis on nagu rootsi keel. Ja tegelikult ei ole tal nende kumbaga midagi ühist, sest on täiesti eraldi. Kõlav on muuseas nii võlsi keel kui iiri keel kõlavad täpselt nii nagu rootsi keel. Ja tegelikult iiri keel ja šoti käilik on väga sarnased. Seal on nii sarnased, et mõned sõnad. Sõnad on kuulnud, aga iiri keelt ja võlsi keelt. Wales on isegi peaks olema lähedased korni keelega ja bretooni keelega, aga šoti käelikeel ja iiri käelikeel, mõned sõnad on ära vahetamiseni, nad ongi sarnased, et kaks käelikeele haru on väga lähedased tõesti. Ja seal on jällegi niisugused teemad, mida iirlased on veeretanud pikka aega. Seal on tegelane, tuleb tagasi Iirimaale, Põhja-Iirimaale just siis, kui seal on käimas kogu see asi, mida nimetatakse rahutusteks või pahandusteks või ükskõik, kuidas te soovite, mis on siis tegelikult ikkagi IRA ja protestantlike paramilitaarsete rühmituste vaheline võitlus. Inglasil see sõjavägi on sees, mis aitab protestante, kuigi algselt viidid sisse tegelikult katoliiklaste kaitseks, aga asi võttis väga kiiresti uue pöörde. Ja siis sellel peategelasel on lisaks veel oma minevik ja minevik seisneb selles, et teise maailmasõja ajal elas ta Berliinis ja tegi seal natsipropagandat. Ja see ei olnud üldse haruldane Iirimaal. Üsna mitu Iiri tuntud kirjanikku tegid seda sama ja pärast neil tuli kuidagi moodi ennast ikkagi rehabiliteerida teiste iirlaste silmis. Tõenäoliselt see isegi väga raske ei olnud, sest kes juhtumisi on lugenud Heinrich Bölli päevikuid, seal on see mustvalgel kirja pandud, et iirlased olid sügavalt veendunud, et kui keegi võitleb inglastega ja ründab inglasi, siis ta ei saa olla väga halb. Ja nii olid nad ka sügavalt veendunud, et kindlasti oli Hitleril väga palju häid omadusi, sest ta ründas inglasi. Aga Belfastiga oli see asi veel selle tõttu, et Belfast on veel Inglismaa koosseisu ja Belfast oli ka, ütleme, Põhja-Iirimaa oli ka ainus osa Iirimaast, mida väga rängalt pommitati. Sakslased pommitasid, näiteks Belfasti pommitamine oli väga põhjalik ja seda mäletatakse Iirimaal vägagi. Nii et väga palju huvitavaid just nimelt ekstra Iirimaale omaseid teemasid ja nendega hakkama saamist. Ja autor on ise ülikooli õppejõud ja ma arvan, et see on jällegi midagi, millest tuleb väga huvitav vestlus. Aga nüüd meie sõbrad
Balti riikides üks lätlane on siia tulemas, Aldis Puks. Aldis Puks, jah. Aldis Puks on krimikirjanik. Ja tema tegelased ei ole Eestis ju võõrad, satuvad Tartusse. Jah, Tartusse ja Helsingisse vist ja tegelikult ta ise ütleb, et tal on väga põhjalikud seosed on ka Eestiga. Tema vanaisa vist sattus sõjavangi ja jäi ellu ainult tänu sellele, et eestlased teda söötsid ja hoidsid teda elus. Et ta on eestlastele igavesti tänulik selle eest ja tegelikult on ta väga suur latkali kultuuri toetaja, siis Läti vähemuskultuuri ja tegelikult on see tema raamat tõlgitud ka latkali keelde, mis siis võiks öelda, et see on esimene latkali keelne krimka üldse, kui võtta teda tõlkena. Ja see on päris raju krimka. Nii et jällegi raamat, mida tasub kindlasti lugeda ja see on Eesti raamat. Jah, Eesti raamatu väljaanne, jah. Ja see on ainult üks ilmunud praegu. Neil on praegu üks ilmunud jah, ja võib-olla tal ei olegi rohkem, et kui juurde kirjutab, siis kindlasti ma usun, et võib-olla ilmub. Ja. Leidust on kedagi. Marius Ivaškevitšus. Ja jällegi üks vestlus, selle on andnud välja tänapäev. Meil on ta muidugi tuntud see autor põhiliselt näitekirjanikuna, tema väljaheitmine, totaalne romaan ja Jumalad on ju kõik Eestis lavastatud. Jumalad oli Elmo Nüganen Südalinna teatris, teised olid Draamateatris ja Hendrik Toompere juuniori lavastuses. Ja Hendrik Toomperega vestleb temaga festivali ajal. Nii et ma arvan, et see on väga huvitav vestlus. Kas on veel keegi, keda ma ei ole maininud? Arvan kindlasti. Las ma vaatan. Neid on ikka 19 neist. Neid on ikka mitu. Neid on mitu. Sadu Assoo, ma hea meelega ikkagi mainiksin ka näiteks siis Ruth Quanström-Jones. Ruth Quanström-Jones, kes siis tegelikult on kasvanud üles Inglismaal ja pärast seda väga kaua elanud Rootsis. Ja tema raamatud, kui te seal laua peal vaatate, need on juba natuke aega tagasi välja antud, need on kõike muud kui õhukesed, need on kaunis kopsakad. Aga ta on alustanud sarja, mille nimi on Stockholmi pärlid ja ta on võtnud siis Stockholmis niisugused märgilised hooned nagu luksuskaubamaja ja Grand Hotel. Ja Grand Hotelli tegevus toimub 20. sajandi algusaastatel, siis mõnikümmend aastat hiljem on luksuskaubamaja tegevus ja ta vaatab põhjalikult, kuidas need peaaegu pankroti järel olevad hooned ja nii-öelda asutused on üles ehitatud, kuidas nad on päästetud ja kui palju nendesse ponnistustesse on siis läinud naiste ettevõtlikkust ja just eriti tahaks öelda, et mitte ainult ettevõtlikkust ja mõistust, vaid ka naiste koostöövõimet. Sest tal on seal väga huvitav lähenemine, ta vaatab, kuidas naised on võimelised koos töötama alates kõige kõrgemalt, ütleme naisest, kes on pandud mingit tööd juhtima ja siis kõigil astmetel, mida on vaja, et mingisugune asutus toimiks. Näiteks hotelli puhul on ju hädasti vaja tõesti, et see oleks kuskilt seal tubade korrashoiu eest vastutavast inimesest kuni hotelli direktorini, kõik vaheastmed, kõik toimiks laipatult ja seda on näidatud, kui palju selle juures on kasu just koostööst ühise eesmärgi nimel. See on elavalt ja hästi kirjutatud ajalooline romaan ja täpselt sama võib öelda ka siis selle luksuskaubamaja kohta. Aga nii palju, kui mina tean, kavatseb ta kirjutada peaaegu 10 raamatut nendest Stockholmi hoonetest ja 3. on tal valmis käsikiri ja vaatame, mis ta edasi teeb. See on päris huvitav. Ta on praegu, ma olen vist seda ka maininud juba korra, öeldakse, et ta on praegu Rootsi kõige populaarsem ja kõige tuntum kirjanik üldse. Ja et no tema agent ütles niisuguse huvitava fakti, et kui hakati välja andma Nobeli preemiat, siis ajakirjanikud helistasid talle ja küsisid, et mis ta arvab, kes Nobeli preemia võiks saada. Ta ütles, et kas nad ei eksinud adressaadiga, et tema kirjutab ajaloolisi romaane, kus on peategelasteks naised enamasti,
aga ajakirjanikud ütlesid, et nojah, aga te olete ju kõige populaarsem. Ju teid oskate öelda ka Nobeli kohta midagi. Nii et jah, mul on väga hea meel, et ta tuleb siia. Ta kirjutab muide inglise keeles. Seda on tõlke nime vaadates mõtlesin, et huvitav, mis see siin on. Aga neid tõlgitakse kohe rootsi keelde ka nii, et need. Aga seda on Inglismaal ka ilmunud siis, kui inglise keeles kirjutab. Selle kohta ma ei oska sulle öelda. Ja no ausalt öeldes ongi vist hakkab nagu ring peale saama, aga ma vaatan. Ja siis ma arvan küll, et niisugune tunne on, et igaüks võiks sealt midagi endale leida. See ei otsi, see ei leia, eks. Tulge kohale ja ma arvan, et te leiate rohkem, kui te arvate, enne, et te arvate leidate ennast. Paar sõna veel teisest festivalist. Näiteks selline kirjanik nagu Charlotte Weitze, kelle Rosaariumi me andsime kunagi välja. Charlotte Weitze läheb Prima Vistale esinema. Nii et seal räägitakse ka tema teisest romaanist, mille on Hundi Piim. Ta kirjutab hästi huvitavate seostega, huvitavaid raamatuid ja tema suhel ka taime looma reigiga on niisugune väga põnev, hoopis teistsugune, kui kindlasti mitte niisugune tavapärane jutustav, vaid seal on niisuguseid seoseid, mis panevad päris imestama. Väga hästi kirjutab. Ma andsin kunagi välja tema lühijutu kogu, mis oligi tema esimene raamat. Egasuse väikeses sarjas aasta number oli 2010 alla. Et tõesti autor, keda tasub minna vaatama, et head read õnneks või kahjuks ei ole ainus festivali. Kahjuks ei ole, on nad sattunud väga lähesti teine teisele. Aga õnneks ei ole ainus, mida mitmekesisemist on parem. Just, et kui on ainult üks, siis on üks vaene värk. Aga Charlotte Weitze't kindlasti võiks vaatama minna. Tartusse tõenäoliselt ülikooli raamatukogus toimuvad vestlused nendele. Meil toimuvad igal pool raamatukogus ka. Aga teate, ma mõtlesin niimoodi, et tõmbaks selle sae käima. Me Vikerraadios pühapäeviti kell 12 üks saade Samost ja Uko Aaspõllu teevad. Nad alustavad oma saadet heade uudistega. Me alustaks nüüd keskelt, võtaks 5 minutit sellist kassi kräunumist ja räägiks halbadest uudistest. Jauramist. Et sa näitad, et seda jõudust. Teen jauramise otsa lahti. On tekkinud kirjastus, mis ütleb, et ta on Tulipi kirjastus ja ta annab välja nüüd tõeliselt kaasajastatud tõlkeid Conan Doyle'i raamatutest ja on ilmunud ka tegelikult juba Frankenstein ja millegipärast kõige selle keskel on ka Eesti tasuja. See raamat, mis näeb välja niisugune nagu ükski raamat välja näha ei tohiks mitte kunagi, see, mida ma räägin, on praegu hoiatus. Ma teen selle lahti nii, et te näete selle kaasajastatud raamatu küljendust. Servand, ta on kokkuhoidlik kirjastus. See on kokkuhoidlik kirjastus. Tuletab meelde Nõukogude aja raamatuplokki. Kõige hullemat, mis tol ajal anti välja. See on, näete ise, kui õhuke see raamat on, see maksab praktiliselt 23 eurot. Ja ma ei ole küll praegu sõna-sõnalt võrrelnud, aga ma võin isegi selle põhusa võrdluse põhjal, või vaatamise põhjal, mis ma sinna raamatusse vaatasin, et see on absoluutselt bukvalistlik see tõlge, nii et nagu ma saan aru, mõned inimesed arvavad, et tegu on AI tõlkega, ma üldse ei imestaks, sest möödalaske oli siin väga kummalisi, näiteks sellised, et black tähenduses pime on siin kenasti mustaks tõlgitud ja muud niisugused toredad asjad. Ühesõnaga, see on niisugune käkk, mis olgu kõigile kirjastajatele sügavaks hoiatuseks. Ja mulle tundub, et neid käkke tuleb sealt järjest samasuguseid. Need on juba tulnud. Ja tähendab, neid on tulnud ja tuleb veel ja mis mind eriti vihastab, on see copyrighti alt väljas olevate kirjanike kaitsetus. Igaüks võib tulla ja nende raamatute või nende loomingu lihtsalt ära solkida, ütleme niimoodi. Me ei saa väljastada, et see ongi jah, see AI tõlge, mida me tegelikult Eesti ja üldse kogu maailma kirjastused ja autorid kardavad. Et siin on lihtsalt lastud tekst siuhti AI programmist läbi ja on see... Läbi võetud veel. No ja koolitused vaatavad üle. Et ega AI ka ju ei eksi, eks ole. Et selles mõttes selline ohumärk on, et kirjastusteel on lepingutes väga ranged punktid, kus on keelatud AI kasutada isegi
isegi väikese abivahendina ja siis on meil nüüd Eestis tekkinud kirjastus, kes on võtnud endale õiguse kasutada AI kui töötajaid. Ma ei usu, et nad on maksnud selle eest AI-le, aga sellegipoolest selline asi on tekkinud ja karta on, et see on alles algus, aga me üritame vähemalt siin selle käunumise ja jauramisega teha raamatukauplustele vähemalt selgeks, et me saame müüa ikkagi raamatut kui luksuskaupa ja see peab olema väga kvaliteetne. Peavad olema maksud, sellepärast, et tasuta tõlkemaht ei ole nii suur, et saaksid sellega niisugust äri. Ma lisaksin sellele kräunumisele ka, et ma raamatukogust käivad läbi kõik, mis Eestis välja antakse ja ma olen näinud, mitte vist küll sama kirjastusega, kes copyrighti alt väljas raamatuid annab ingliskeelsena välja AI, KT asjadega, täpselt samas sarnase stiilis. Et ja minu arust juba eelmine aasta kõige rohkem raamatuid oli välja andnud, mis kunagi poodidesse ei jõuagi, mis on ilmselt Amazoni läinud ingliskeelsena, oli ma ei tea 1000 raamatut aastas või kõik AI tooted. Jah, sellest oli kuskil juttu jah, et üks oli andnudki kuskil 1000 raamatut aastas. Need olid jõudnud siis mingitesse äppidesse, eks? Ilmselt kuskil äppidesse või Amazonis, kus on see variant, et saab tellida, et prinditakse siis, kui ära ostad. Print ongi maad raamatud. Jah, sest paberil pole neid küll õnneks kusagil näha olnud. Ja seda nagu keel ei paindu raamatuks nimetama, ütleks nii, et see on vilets toode. See on nagu halb ajakiri või? On, see on kohutav ja tõesti, mul väga hea meel, kui Eesti raamatukauplus niisuguseid asju müüki ei võtaks. Aga räägime nüüd headest raamatutest. Edasi lähme uuesti raamatute juurde. Nüüd ainult täid uudiseid. Nii, sul on siit uudsest ajast on üks tore raamat. Aga see on uus kirjastus, jah? See on uus, jah. Alles nüüd? No ta on ikka natuke aega tegutsenud, sest et tal on olemas isegi kodulehekülg ja see on nii kole, et pärast seda, kui seda kodulehekülge vaadata, siis on niisugune tunne, nagu sa oleksid kandunud tagasi 90ndate aastate algusesse. See on järsku retro. Ei, see ei ole retro. Seal on mingid mängud ja ma ei tea, mingid töövihikud ja lastele mingeid asju, mis on kõik võistlevad omavahel täielikus jäleduses. Aga räägime nüüd ka ilusast raamatust. Meil tuli teine Irene Sola välja. Ja ei, see ei ole retro. Jah, ei ole, see on lihtsalt jälle. Irene Sola andsid sulle silmad ja sa vaatasid pimedusse. Hästi kokku surutud raamat, võiks öelda, ja toimub ühe naistest koosneva perekonna ühel päeval tegevus. Ja no ausalt öeldes on see siin värgiga kokku ei hoita. Kunagi üks selle perekonna naine oli sõlminud kuradiga lepingu, sellepärast, et ta tahtis saada last. Ja tulemus on siis see, et ta pärast hiljem, tähendab vabandust, mitte lapse saamiseks ei sõlminud lepingu, vaid mehe saamiseks. Ja pärast hiljem ta maksab selle lepingu eest terve oma elu ja maksab ka kogu tema suguvõsa. Ühel või teisel viisil. Nii et ka neid viise on seal väga huvitavaid, mis on mainitud. Aga sellele on kirjutanud ka ääretult raju soovituse Sveta Grigorjeva ja ütleb, et Sola tekst on kummaline, kehaline, pillav, pulbitsev, justkui üle äärte ajav võimas tekstipurse. Lugeja silme on rullub ühe naise lepingust kuradiga lahti üks ajaliselt rändav romaan. Reliks muinasjutt, milles kohtub nii pärimus, feminism, ulme, mütoloogia, karneval. Nii elus kui eluta naised, kes kõik tegutsevad ometigi samal ajal ja samas kehas. Soovitan kõigile, kelle jaoks tavalised romaanid on igavad, sest see siin küll kedagi külmaks ei jäta. No Grigorjeva on vist ainus Eesti autor, kes suudaks sellele raamatule hea retsensiooni. No aga ta kirjutas ju väga hea soovituse ja see on väga õige. Õige, tegelikult valik. Irene Sola ei ole kindlasti nännukirjanik. Ei ole, aga ma väga loodan, et järgmisel aastal ma räägin uuesti Irene Solaga sellega seoses, et ta äkki tuleb Head festivali. Tore oleks. On üks katalaani üks autor praegu, ma arvan, number 1, kelle 2 romaani müüdi, mis sellest 2 aastat tagasi, 3 aastat tagasi.
ikka peaaegu kõigile maailma keeltesse on seda tõlgitud nüüdseks, vähemalt see esimene romaan, see on vist esimene romaan. see on teine. see on teine romaan. et see jah, sealt Lõuna-Euroopast üks särav, tõeliselt särav näide heast kaasaegsest kirjandusest ja väga omanäoline. ei ole kerge lugemine. aga noh, lihtsalt ma tahaks veel ütelda paar sõna ühe asja kohta, millest me ei rääkinud, sellepärast seda raamatut ei ole veel. see tuleb ka välja maikuus, muidu läheb päris meelest ära. see on Geia Schlutersi, see on Belgia kirjanik, kirjutab flaami keeles. tema raamat nimega Trofee. ja jutt käib suurte ulukite kütist, kes läheb Aafrikasse oma viimast trofeed saama. ta on kõik muidu suured loomad juba saanud endale, siis on tal veel teramokk, ninasarvik, kes on kaitsealune loom ka veel on vaja saada. ja tal on seal oma teejuht, kellega ta koos läheb siis seda viimast jahiretke tegema. aga see raamat on selles mõttes väga huvitav, et ta algab nagu niisuguse tavapärase jahiretke loona ja siis vaikselt hakkab see asi kerima niimoodi, et ta muutub, loodus, ümbruskond, õhustik, kõik muutub aina, ütleme niisuguseks painavamaks ja see jaht, mis pärast lõpus tuleb ja need trofeed, millest pärast räägitakse, see on hoopis midagi muud juba. see on niisugune raamat, mis jääb meelde. 2 aastat tagasi Frankfurdi raamatulaadal üks mu tuttav, kes üldse ei olnud sedalaadi või ei olnud flaami kirjandusega kursis ega midagi, lihtsalt kuidas raamatud tulevad mõnikord kirjastajate juurde, rääkis mulle esimesel õhtul, et sakslased on täitsa hulluks läinud, nad räägivad ainult sellest trofeest, sellest raamatust, et see osutuski Saksamaal uskumatult populaarseks. ja siis mina järgmine päev küsisin Joop Liismani, kes meil siin ka on käinud ohtralt, et kas ta teab, ta on Hollandi kirjastaja. ja tema, jälle trofee ja tema see kirjastus on siinsamas nurga taga, ma viin su sinna. no ja siis ma sain ingliskeelse variandi sellest, mille ma juba lennukist läbi lugesin ja see on tõesti väga huvitav, väga painav romaan ja see autor on imehuvitav, sest niisugused kummalised olukorrad ja kõik see väga huvitav. ma ei tea, kas me eesti keeles hakkame seda välja anda või ei hakka, aga põhimõtteliselt on ta järgmine romaan sellest, kuidas minu meelest Berliinis kogu elu seiskub sellepärast, et Botswanast on kigitud sinna 20 000, kus oli ninasarvikut või jõeoku, millega ei osata mitte midagi peale hakata, nii et ta vaatab seda meie maailma, vaatab Euroopat ja Aafrikat, kuidas on nende seosed või Ameerikat ja Aafrikat. ja muidugi võib ka öelda, et tõesti see raamat, see trofee räägib ka maskuliinsusest, mille võib-olla üheks sümboliks ongi suurte ulukite jaht. nii et tähendab väga, soovitan teda kuulata, sest ta on väga omapärane. kes tõlkis? Kerti Tergen tõlkis ja väga hästi tõlkis ja ta on enne ka juba autoriga rääkinud, nii et jah. ja ilmub see sul moodsas ajas või? see ilmub mul moodsas ajas jah. ja sinna Berliini saadeti 20 000 elevanti, see oli kingitus Botswana presidendilt ja ka see raamat on nüüd juba tõlgitud üle terve maailma. haaratakse lennult. vot see tundmatuid nimesid on ka tore festivalil vaatamas käia ja leiad midagi uut. ma arvan, et see on festivalide üks suur rõõm, et sa lähedki nii, et sa ei tea veelgi autorist midagi ja võib-olla oled ta ühte raamatusse sisse vaadanud ja siis lähed ja kuulad ja vaatad, et kas sind üldse huvitab see autor, kas sind huvitab see raamat. mul on mõnikord olnud festivalidel ka pettumusi, ma olen näinud suurte lootustega, et on väga vahvad raamatud ja autorid ja kui ta seal sellest räägib ja lõpuks tulemus on niisugune, et ma mõtlen, ei ole päris minu autor, mis ei tähenda muidugi, et ta midagi väärt ei ole. ega ta muidu poleks seda kutsutud. jah, just nimelt. jah. nii, aga sul oli ma näitan ka ühte, kui siin Adriaadist üle ega ümber ei saa, siis selle raamatu autor on Annette Birkfeld ja see Palermo vei ülemlaul on tema esimene romaan, üks mu absoluutseid lemmikuid jälle, ma ei tea, kui pikaks see absoluutsete lemmikute nimekiri läheb, kui ma vanaks jään, aga tema kuulub kindlasti nende sekka. see oli tema esimene raamat, kus ta rääkis ühest täiesti hullumeelsest perekonnast Kopenhaageni lähistel oleval
saarekesel, mis on silla ja maantee kaudu siis mandriga ühendatud ja selle hullumeelse perekonna absoluutselt toreda jätkuna on ta kirjutanud ühest teisest hullumeelsest perekonnast, omaste tütrest, kes Rio de Janeiros peavad põgenema, kuna tema ema on siis käitunud ja väljendanud presidendi suhtes selliseid tsensuurseid väljendeid. Meeleavaldused peavad põgenema, aga õnnetuseks see laev, kuhu peale nad ennast smugeldavad, Pariisi asemel läheb hoopis mingile Kanada pisikesele saarekesele, ehk siis Pariis jääb neil valutamata ja siis see ema seal oma kingafetišiga üritab nende kalameeste seas siis potikute ja kummisaavaste kõrval siis kuidagi ellu jääda, hakkab lukskingade asemel müüma siis tõesti kalurite potikuid. Ja see tüdruk, kelle sõbraks saab Kurt tüdruk, hakkavad siis saarel kahekesi üles kasvama. Ja see on tore lugu sellepärast, et siin on see kino algus sellisena, nagu meie seda teame Charlie Chaplini filmidest kuni siis 50. aastate keskpaigani, kui siis kinod rändasid mööda maad ja iga paari kuu tagant jõudsid nad siis mingisugusesse kohta, kus nad paar õhtut peatusid ja näitasid ära kõik uuemad filmid, et tõesti filmi ajalugu on nüüd selle raamatu teema, et kindlasti soovitan. Ma tean, väga paljud inimestele meeldis see Palermo vee ülemlaul, et see härra Saito rändkino on nüüd siis Kanadast toimuv suurepärane lugu. Nii, ja ma näitaks veel ka seda raamatut, mis on siis Sadie Smithi Petis. Kes kunagi võib-olla võttis kätte ja luges või ei lugenud, aga nägi raamatut, mille nimi oli Valged hambad, mis oli Sadie Smithi esimene raamat, kus ta tuli ja oli tõesti ülinoor, ta ei olnud vist 20 aastanigi, kui ta selle kirjutas ja rabas kõiki sellega, et ta kirjutas 2 keskealisest mehest raamatu. Need olid nagu kesksel kohal, üks neist veel lisaks pakistanlane, teine inglise niisuguste sinikraede seltskonnast pärit ja tegi seda niivõrd haaravalt ja läbinägelikult kirjeldades ühte ajastut Inglismaal, nende meeste perekondi, nende vahelisi suhteid, nii islamit kui ka siis islami mõju Inglismaal elavate moslemite kogukonnale. Siis edasi on ta läinud ja kirjutanud muidugi aina paremaid asju, ütleme nii. Ja on kirjutanud ka väga mitmeid esseesid, alles hiljuti tuli tal esseekogumik välja, mida ka ülimalt kiidetakse. Aga see Petis on siis ajalooline romaan, mille tegevus läheb Victoria aega ja see Petis siis põhimõtteliselt on, kas on või ei ole, on keegi tegelane, lihulik, kes tuleb Austraaliast ja ütleb, et talle kuulub tegelikult ühe baroneti tiitel, mis siis nagu baroneti tiitel, mille pärijat otsitakse. Ja siis antakse ta kohtusse, öeldakse, et ta on Petis ja siis seda kohtuprotsessi jälgib väga huviga ühe vananeva romaanikirjaniku majapidajanna ja tegelikult on selle naise lugu võib-olla veel huvitavam kui see kohtuprotsess ja kogu see asi, nii et need on omavahel väga tihedalt seotud. Aga selle tegevus viib ka mitte ainult Austraaliasse ja Londonisse, vaid viib ka Jamaikale ja Jamaikal on siis, tuleb mängu kindlasti nii, et vaadeldakse ka siis kogu seda Briti koloniaalimpeeriumi värki, mismoodi näiteks see on toiminud ka Jamaikal, Austraalias, kuidas selle mõjud on olnud ja muidugi Jamaikalt inimesed on hakanud tulema ka Inglismaale ja ühesõnaga Sadie Smith on niivõrd tundlik ja arukas ja peenkirjanik, et ta on osanud selle kõik väga huvitavaks seguks kokku kirjutada. Ühelt poolt oleks nagu tõsimeelne Victoria-aegne romaan, aga teistpidi on see vaadeldud läbi tänapäeva inimese pilgu ja ma arvan, et see on väga huvitav. Kindlasti ma loen selle raamatu läbi. Sadie Smith oli kuskil, mis ta tuli 2010. aastal umbes, ta oli samasugune metsik kärgatus kirjandusmaastikul, Laami noor daam, sul oli siin see trofee.
kindlasti soovitan. Teiseks ma ütlen, selle on tõlkinud meie suurepärane kolleeg Laura Lootus. Esimene tõige valmis selles Kirjanike Liidu tõlkijate ringi, siis mis ta on tõlkekool või kuidas te nimetate seda selles raames. Tead, ma arvan, et see oli veel lisaks, oli ta ülikoolis, kas ta oli magistritööga teis kaasas. Igatahes, see on autor, keda tasub vaadata ja tõesti ta on muutunud Inglismaal mitte ainult kirjanikuks, vaid ka väga tõsiseks arvamusliidriks. Ja seda tema viimast essee kogumit, mille pealkiri on ütlesida meenutada. Seda müüdi Londonis, siis kui oli raamatumess, siis seda müüdi ikkagi seal minu silme ees mitu eksemplari ja tore oleks, kui see siia eesti keelde ka jõuaks, Krista. Esseistika, Rene. Ma tean. Ma kolleegide suhtes teen halba nalja võib-olla, aga vaim on valmis ja tahaks, aga rahakott ei pea vastu. Aga jah. Nii see on, head raamatud. Ja reaalsus murrab sisse. Head raamatud mõnikord jäävadki inglise keelde või ükskõik mis keeles, et parajasti kirjutatud on. Aga üks väga hea raamat, mis on õnneks eesti keelde lõpuks ka jõudnud, on Amartya Toolsi Kahene laud. Tõlkija istub siin, ma pean hästi korralikult rääkima, et kõik õige oleks. Ma ei saa luuletada, nii nagu ma saates rääkisin sellest raamatust ja pärast siis mulle öeldi, et tegelikult ma rääkisin hoopis teisest raamatust. Aga mõlemad olid väga head raamatud. Ma ütlen lausalt, mõlemad olid väga head raamatud ja reklaami said selles mõttes mõlemad, et mõni tundis ära, mõni ei tundnud. Aga siis Amartya Toolsi Härrasmees Moskvas oli kunagi 5 aastat tagasi ka Eestis väga suur bestseller. Mina seda lugenud ei ole, aga see-eest ma olen lugenud seda suurepärast raamatut ja see koosneb nüüd siis 5 lühiloost ja 1 lühiromaanist. Ja ma käisin mõni kuu tagasi meie kallite kolleegide juures Apollo raamatuklubis rääkimas ühest teisest lühijuttude kogumikust. Siis seal oli väga palju saalis inimesi, kes ütlesid, et lühijutud teeb ju, sa ei jõua sissegi elada, kui juba pead välja astuma. Ma ütlen, sa oled julge inimene. Jaa, aga tegelikult need lookesed, sa astud sinna sisse ja sa astud sinna sealt välja, aga tegelikult need lood jäävad sinna väga kauaks koos jalutama ja sa mõtled nende peale väga kaua ja siin üks väga tore lugu ühest teenistujast või läbikukkunud kommunistist Moskvas, kes ei saanud kuidagi hakkama mitte ühegi muu tööga peale selle, kui head oli järjekorras seisjana, mis nagu me mäletame, nõukogude ajal oli ikkagi üks meie suurimaid tööväliseid hobisid, eks, järjekorras seismine. Väga tore lugu kunstist, väga palju toredaid lugusid ja siis lühiromaan, mille peategelane on üks tema varasema romaani peategelane, üks Eve, kes siis seikleb Hollywoodis ja päästab ühte imelist noort näitlejattari. Väga mõnusalt Amartya Toolsi segab fiktsiooni reaalsusega. Me saame tema raamatutest päris palju väga huvitavaid asju teada, aga me ei tohi kunagi ära unustada, et üks osa sellest informatsioonist on puhas väljapaides. Suurepärane raamat, ma ei tea, Ere, sa elasid selle raamatuga koos päris mitu kuud, et kui sa hästi lühidalt ütled, siis siin kommentaar sellele on see, et kas sa tahaksid temaga veel kord kohtuda või? Ta oli jah, päris lõbus oli teda tõlkida, need lood on siukse väga muheda huumoriga kirjutatud, nii et selles mõttes on jah, hästi vahvad. Temast, seda Härrasmees Moskvas ma ei ole ka lugenud, aga siis lugesin huvi pärast läbi siis selle eelloo, kus see Hollywoodis viibiv Eve ei ole küll peategelane, ta on kõrvaltegelane, ta on peategelaseks sõbranna, kellest siis nagu süttib kogu see intriig seal. Ja kes suurem osa ajast viibib üldse kusagil ära Euroopas reisil või nii. Aga ma pean ütlema, et mulle see konkreetselt, see Eve Hollywoodis meeldis rohkem. Isegi seepärast, et see on päris selline vahva krimka, ta jälle omamoodi humoorikas ja lõpupoole päris närvikõdine ja päris verine ikkagi ja osa nagu paneb küsi närima ja niimoodi kaasa elama, et kas ikkagi nagu pahad saavad oma palga ja head ikka jäävad ellu ja noh, kõik nii. Ja ei, ta oli täitsa vahva tegemine. Ja no igatahes see, ma saan aru, et järgmise raamatu tõlkimise ma panen sulle siis järjekorda, eks, ja hakkame vaatama järsku see on nüüd järgmine Ameerika kirjanik, kelle me saame Head Read festivalile tuua. Jah, ei maksa lootust kaotada. Ei, lootust me ei kaota kunagi.
aga suurepärane raamat, soovitan kindlasti lugeda. Neile, kellele meeldis Härrasmees Moskvas, neile ma kindlasti soovitan seda lugeda, sest tõesti suurepärane raamat. Meil on aeg on läbi. Meil on aeg läbi ja ma kangesti tahaks, et teie ka midagi räägiksite. No üks asi, et me rääkisime täna festivali raamatutest, aga kas teil on juba midagi, keegi oskab öelda, mis on plaanis suvel näiteks lugeda või teine asi, mida hiljuti on loetud ja mille kohta tahaksite midagi öelda? Suveplaane mul veel ei ole tehtud. Vaatab jooksvalt, raamaturiiulisse on häid raamatuid ootamas küll ja küll, aga mul on võib-olla üks, mis mul praegu on väga hinge peal, mida ma loodan, et siin täna-homme äkki saan lõpetatud, on Shelley Reidi Voola kui jõgi. Siin mõned aastad tagasi välja tulnud ja ma ei tea, kuidagi kui ta välja tuli, nagu ma nägin seda igal pool hästi palju Instagramis ja ei sattunud teda lugema ja nüüd ma olen ta kütkes, et väga, väga ilusti kirjutatud raamat on. Ja lõpetasin ka eile sellel Louis Kennedy üleastumised, mida siin Krista on väga mitu korda näidanud ja soovitanud ja tõesti soovitan edasi ka, et väga, väga kihvt lugu. See Iirimaa ajalugu ja väga ägedalt on need nagu tegelased omavahel, kas just ägedalt, aga selles mõttes, et osavalt meisterlikult kokku seotud. Ma ei ole ka ausalt öeldes suve lugemisega mõelnudki. Mul on aastaringselt selline väga mitmekülgne menüü ees tavaliselt. Ma loen praegu Carly Fortune'i Our Perfect Stormy, mis täna vist tuli inglise keeles välja. Ma ei tea, kas Varak kannab selle mingi välja. Carly Fortune on sinu autot tuleb. No ma ei ole kindel. Ma lugesin esimese peaaegu pool enam-vähem ühe ütiga, nii et mulle väga meeldib, ma soovitaks ette, et soovitaks tekkida, ma olen ära. Ei, see on meie autor jah, aga no, ootame natuke. Aga võib tulla küll. Ostke need paar esimest ära, mis on 2. Üks. On 2. Jah, 2. Või jõuad sa kogu? Kõigile ei jõua järgi pidada. No, kuna mul oli eile iirikirjanduse teemaline vestlusõhtu ja ma ise jäin oma lugemisega väga hilja peale, nii et ma terve pühapäeva veetsin ühe raamatuseltsis, siis ma vist millest muust ei suuda praegu mõelda. See on siis Kiil McDonnelli Sellise näoga mees, mis on siis sama autor, mis on kirjutanud Kummalised sõnumid, mis on suurepärane raamat. See oli sarnane, selles mõttes, et on ka Iirimaa, ta on humoorikas, tal on see kriika mõtted, aga sealt on puudu see maagia pool, siis kes ta midagi lõbusat ja natuke põnevat, siis kindlasti sobib. Sellise näoga mees on siis see mees, kes sulle meenutab ükskõik keda, kuna ta nägu on siuke hästi tavaline ja tänu sellele ta töötab, ei tööta, aga veedab aega memmelausujana, mis tähendab seda, et ta käib vanadekodus abiks rääkimas inimestega, et kellel on poega, kellel on naabrit. Ja siis, kui ta ühe härrasmehega siis läheb rääkima, siis sellele härrasmehele meenutab ta kedagi, kes ta oleks vaja maha lüüa. Ehk siis see suremas härra lööb teda kuskilt võetud loaga ja siis ise sureb ära. Ja siis see peategelane siis jääb plindrisse, et kõigepealt ta üritatakse siis ükskord kogemata tappa, aga siis pärast teda juba tahetakse päriselt tappa. Ja siis see terve raamat on niisugune suur trall, et kuidas ta siis saab selle olukorra ära lahendada nii, et teda siis päriselt lõpuks maha ei võeta. Minul on olnud viimasel ajal lugemisega sihuke keeruline lugu, et nagu hakkad midagi lugema, aga ei lähe väga. Ja siis ma mõtlesin, et on aeg võtta ette üks mõnus kiire krimi ja ma võtsin Craveni Nupumängu
ja noh, see läks kohe ludinal, et tõesti väga hea krimi ja just selline, kus on sul õige uurija, on politsei protseduurid, mida jälgitakse ja võib-olla kohati ka ei jälgita, aga see oli tõesti väga, väga mõnus lugemine ja ma kindlasti jätkan selle sarjaga. Just suveks sobib Craven väga hästi. Ja nüüd ma jälle kuulsin selle üleastumiste kohta, et see raamatab mul riiulil ootab siuksel aukohal, et ma pean selle ette võtma ja kui nüüd jälle see jutuks tuli, siis ma arvan, et see on järgmine, mis tuleb ette. Minul on hetkel pooleli Jojo Moyersi Me kõik elame siin. See on selline kerge lugemine ühest kirjanikust, kes elab koos oma 2 isa ja 2 lapsega. Selline, jah, mõnus lugemine. Nimekiri suveks on väga pikk. Ma kogu aeg kirjutan juurde, tänagi sai terve hulk raamatuid. Aga mis viimastest raamatutest, mis ma lugenud olen, on meelde jäänud, on üks, mis läks väga südamesse, oli Claudi Hunsingeri Koer minu lauas. See oli ühe eraldunud vanapaari mõtisklused ja väärkoheldud koerast, kes nende juurde sattus. Hästi selline sügav ja mõtlema panev, natukene kurb. Ja siis oli mul, avastasin, ma ei tea, kus ja kes soovitas, olid sellised hästi humoorikad lugemised, olid, ma vaatan oma spikrist, Helene Hanfi 2 raamatut, üks Charing Cross Road 84 ja Bloomsbury Streeti hertsoginna. Need olid ka hästi sellised hästi mõnusad, vahvad, kerged lugemised, õhukesed raamatud ja ma arvan, et suveks sobivad. Aitäh! Nii, mina tahaksin soovitada ka kõigile neid üleastumisi. See oli tõesti suurepärane lugemine ja siis sellisest krimikirjandusest seda Punast kuningannat, mis mulle isiklikult küll kõige sügavamat muljet ei jätnud, aga omamoodi haarav oli ta küll. Need olid viimased lugemised. See on teine osa väga ilmselt. See on mustad, mida on must. Mustund. Mustund. Mulle ei jätnud ei anna seda mõtta välja. Aga ta ikkagi edenes. Pooleli ei jäänud. No mina olen jälle selles küütenärimise faasis. Poiss tuli just Viinist ja ma tean, et ta kotis on raamatud saksa keeles, aga ma ei ole veel neid kätte saanud. Et tegelikult ootan ma juba väga Arendtsi uut, see on vist juuni alguses kuskil, siis samal ajal umbes tuleb veel Florian Illiselt järgmine uus, pojakotis on praegu sellele eelnenud uus, mida ma pole veel saanud, nii et ikka saksa keel on see lainel. Ja ei, mul on nii, et mul on voodi kõrval niisugused hunnikud, et mees ütleb, et see on nagu kunagi nõukal või see film Surm jäämägede vahel, Ameerika film, mida meil näidati. Et meie kodus on see Surm raamatumägede vahel. Aga see on vähemalt on õnnelik surm, no. Kõik head lood on suga kaasas. Aga ei, viimati loetud, see on ka sakslane, on Caroline Wahl, tundub, et ta on Saksamaal niisugune noor ja praegu uljalt kirjutav autor, raamatud ei ole kuigi paksud, aga mulle meeldivad väga. See debüüt oli see 22 basseinipikkust, et 2 õest, üks on umbes nii 20 pluss ja teine on 10 ja alkohoolikust ema ja ühest küljest on väga troostitu lugeda, aga ta kuidagi niisuguse lühidalt, lakoonist ja omapärase kirjutamise stiiliga ta kirjutab need õed sulle nii armsaks või nii sa hoiad neile kogu aeg pöialt, et tahaks pakkuda lahendust, aga ei oska. Lühike raamat, 200 lehekülge, aga tõeliselt hea. Nii et ma nüüd järgmist tahaks ka juba kohe lugeda, aga kuna siin Vabariigis kätte neid raamatuid ei saa niisama lihtsalt, siis tuleb natuke oodata. Aga ei, lugemissuvi tuleb hea. Mina suveks tavaliselt kogun aasta otsa
aimekirjandust ja esseistikat kõrvale, et äkki siis mul on lõpuks aega puhkuse ajal lugeda, sest nõuab veidi rohkem süvenemist ja siis tavaliselt kuies on neid 10 tükki, igal juhul jõuab lugeda tegelikult ühe, sest aga kuhi on ootel. Ja muidu viimane eestikeelne raamat, mis ma lugesin, neelasin ühe istumisega alla, oli Eduard Louis Ühe naise muutumised ja metamorfoosid. See meeldis mulle rohkem kui ta see isa raamat. Ja Irene Solau ostsin ka. Ja paar luulekogu, mis tulevad Prima Vistal, Fääri luulekogud esitlemisele tundusid väga põnevad. Ja muidu suvelugemist ma võin soovitada meie kirjastuselt, loodetavasti tulevad nüüd kõigi suvest lugemiseks välja 2 Kreeka suveraamatut. Üks 60-ndates Kreeka saarel Leonard Cohen ja Marianne ja tema punt. Me ei ole otsustanud, kas pealkirjaks panna Unistajate teater või Unistajate mängulava. Te võite siin hüüda, kumb teile rohkem meeldib. See on Polly Sampson, eks ole? Polly Sampson, jah. Ja siis üks natuke Kreeka enda autor, natuke varasem raamat, mida me ka ei ole otsustanud, kas pealkirjaks panna 3 suve nagu inglise keeles või õudkübarad nagu kreeka keeles. Tulge pärast öelge, mis teile rohkem sümpaatne tundub, igatahes mõlemad loodame siin nüüd mais-juunis saada välja, sest suvel on just täiuslik lugeda, kui Eestis on ka soe ilm ja Polly Sampsonit võiks kutsuda mingile festivalile kindlasti ja võib-olla koos abikaasaga. Täpselt. Ma ei mäleta, mis bändis ta abikaasa on, kas see tuleb kohe pähe? Pink Floyd. Pink Floydis, täpselt. Pink Floydi ühe liikme abikaasa on jah, et muusikutest ja näitlejatest ja režissööridest on seal raamatus palju juttu ja siis autor ka tunneb seda maailma hästi. Mina eriti selliseid lugemisplaane väga täpselt ei tee, et kuidagi alati see sõltub eelmisest raamatust, et mulle väga ei meeldi, kui need raamatud järjest on väga sarnased. Et siis ma olen täheldanud, et näiteks loed 2 head raamatut järjest, mis on suhteliselt kas sarnases, mingis võtmestiilis või kuidagi, siis nagu see üks hakkab teist nagu alla suruma või tapma, et peab olema nagu vahepeal midagi muud. Et selles mõttes ma ei tee mingeid plaane, et vaatan, kuidas see raamat on, mis ma loen, et mis siis siia nüüd järgi sobiks. Aga praegu viimati loetust meeldis mulle hoopis meie enda kodumaine raamat Eva Kohvi Õhuskõndija. Ka head read autor. Et Tartus siis toimub juba, see sündmustik on rohkem kui 100 aastat tagasi. Ja vahepeal põigatakse Pariisi, aga sellisesse mitte siukesse glamuursesse Pariisi, vaid sellisesse natukene seal raskematesse oludesse, kus kõik need kunstnikud siis seal niimoodi elasid. Aga et hästi huvitav on selle raamatul see, et ta on siukses nagu väga täpses keeles või et see on nagu need hästi palju selliseid sõnu, mis võib-olla seda õhustikku või seda aega annavad edasi, aga kõik on hästi arusaadav, et mitte midagi, sa ei pea mingi sõna tähendust kuskilt taga ajama. Et hästi selles mõttes tore. Ja Eeval on väga liigitud stiil tõesti, et tal on imepärane stiil ja sõnavara ja kõik. Aga hästi nagu, niimoodi selles mõttes ei tasu ära ehmatada, et hästi kergelt loetav ja kaasa haarav. Peenade vahel kükitamise lisaks või juurde oleks väga hea raamat on ikkagi Õnnepalu tööpäev. See tõstab koju ja tööindu. Ja tegelikult see Eva Kaarensi Armastus halbadel aegadel on ilus raamat, mulle meeldisid väga selle looduskirjeldused, et see kevade kirjeldus iseenesest juba oli kogu loos väga noorust need estavad meil siin ka tööpäeva. Jah, sedasama tööpäeva ma just alustasingi eile ja mulle nii meeldib, kuidas ta siis analüüsib neid sõnu, seal on siis
turutõrke piirkonnast pärit inimene, et noh, see on mõnus, et kõik niisugused suurte tähtedega siis tuleb siis naine ja auto ja mis seal kõik on, et see niisugune väikene tögamine, et ei saa kogeda siis kogu aeg seda sama, tuleb midagi uut ja siis abieludraamat on vaja ju kindlasti läbi põdeda. Kõik niisugused asjad, mulle see hästi meeldib, niisugune sarkasm, aga kohaliku raamatuklubi raames meil oli lugeda Gert Kiiler. Ma ei ole tema kunagi midagi lugenud, tema sarju muidugi, eks me kõik oleme vaadanud ja ma olen niisugune huumorilembene ja Gert Kiiler kirjutabki väga hästi niisugust mõnusat huumorit, heatujuline raamat, tegevus toimub 61. aasta Viljandis ja seal on siis jätkuv kapitalism, mitte ei ole see sotsialismiaegne tegevus ja pealkiri on Eranukke ei armasta keegi ja sain väga hamba verele, võtan tema järgmised 2 raamatut ka, nii et mulle sobib tema stiil, niisugune huumor, sarkasm, niisugune krimi ja põnevus, nii et need on siis nagu tulemas. Mina alustasin just Simon Masoniga novembris, aga ma praegu veel väga alguses, nii et ootused on suured muidugi. Aga lisaks on mul käsil Kaur Liismaa esimene alguse teooria, aga autoraamatule, mida ma ka julgen soovitada, Tambet Uisk on selle väga hästi sisse lugenud ja ma ütleksin, et sobib hästi autoraamatus ka. Aga hiljuti ma lõpetasin siis selle Koletise kõhuse, mis oli väga informatiivne ja igal juhul jättis kindlasti mulje ja ootan siis seda vestlust ka väga, et seda kuulama minna. Ja suvel võib-olla, no suveplaanid on alati nagu tahaks palju lugeda, tahaks Lady Smithi lugeda, aga täna jäi silma ka see Rändkino raamat, et mulle see Palermo ei ka meeldis, et võtaks selle järgmise kätte. Minul on ka see teema, et järgmine raamat sõltub nagu sellest, mis on eelmine. Ja pärast Bachmanni sattusin nüüd hoopis Norra krimilainele ja nüüd olen lugenud politseiinspektor William Wistingham. Ka väga kaasarvad raamat. Mina olen praegu Donna Leoni Uskumuste meelevallas. Et see on selline tore sari, et hästi palju Veneetsiat ja see tegelased on ka hästi toredad, muidugi on seal väga palju ka poliitikat ja ebameeldivust. Ja ma loen hästi palju, et täna just ostsin Varrakust need 2 uut IT-romaani, et need on lugeda ja üldiselt loen enamus, mis on uudiskirjandus, muidugi mingi valiku peab tegema. Ja kindlasti tahan lugeda seda Kahene laud, sest Härrasmees Moskvas mulle väga meeldis ja ma võtsin selle klubisse, raamatuklubisse ja ka teised olid väga vaimustatud sellest. Seal oli hästi palju nostalgiat, meil on hästi palju tuttavat ja loomulikult on tegemist fiktsiooniga. Aga... Seoses Veneetsiaga, kas te Philip Quinn-Jonesi neid Veneetsia raamatuid olete ka lugenud? Jaa. Need natuke teistsugused. Jaa, need on täiesti teistsugused, aga nad täiendavad üksteist. Ja ma olen kunagi ka Veneetsias käinud, nii et tulevad kohad ette tuttavad. Donna Leoni ma julgen soovitada, ta käis 10 aastat tagasi võib-olla head reaalid, olite seal kohal. Ei saanud, aga ma tean. Et see Donna Leoni Veneetsia raamatud ma tegelikult soovitan lugeda kõigil, kes tahavad minna Veneetsiasse, sellepärast ta tegelikult ka elab selles linnas. Ja ma tean. Jaa. Siis kui ta Tallinnas käis, siis ta elas veel Veneetsias ja ta rääkis neid lugusid, kuidas on elada Veneetsias, kus sa tegelikult teatud kellaaegu oma koduksest välja astudes, sest turistimoorid tõmbavad su lihtsalt kanalisse. Teda ma nii hästi ei tea, nii Leon oli Pegasuse autor, sellepärast ma teadsin. Philip Quinn-Jones elab tõesti siiamaani Veneetsias, õpetab inglise keelt seal ja kirjutab ka niisugusest kuritegelikust elust seal. Nii, mina siin vahepeal mõtlesin, et huvitav, kus ma olen üleüldse vahepeal midagi lugenud või millest rääkida hetkel. Ja siis tuli meelde, ma olen kõige täiega raamatuga kevadesse jõudnud, raamatutega kevadesse jõudnud. See on Tallinna Keskraamatukogu lugemisprogramm, mis on päris mitu aastat toiminud. Raamatukogu inimesed valivad sinna programmi raamatud välja
kokku 50 tükki on neid olnud ja ma olen ka sel aastal need 50 raamatut vähemasti korraks kätte võtnud, läbi lapanud, läbi vaadanud, mõnda ka rohkem lugenud, mõnda vähem lugenud, aga ma lähtun alati sellest Loomingu Raamatukogus avaldatud teosest, et kuidas rääkida raamatutest, mida sa ei ole lugenud. jah, et päris hästi avaldatud oskus mul, ma ei ole selle üle hirmus uhke, sest tegelikult seda kirjandust selles programmis oli sel aastal täitsa toredat, et mulle endale meeldis kõige rohkem Anu Raua raamat, aga mulle tuleb praegu isegi pealkiri, ma vaatasin, üritasin leida seda raamatukogu veebilehte, aga kuna nad tegid parajasti uue veebilehe ja vanad veebilehelt ei ole veel kogu see Raamatukogu kevadesse värk üle kantud ja ei tea, kas kantaksegi, sest programmis osalemiseks tuleb vastavasse blogi sissekandesse teha oma kommentaar. Et seal ei ole vaja nagu mingisugust seda raamatupassi või lugemispassi omada, küll on igaks juhuks, vaid tuleb nagu midagigi kirja panna. Ja see on endal sedasi täitsa tore asi, et midagi ikka jääb kuhugi kahe kõrva vahele pidama. Nii. Et ootan põnevusega järgmise aasta teemasid ja sel aastal me lähme kogu selle programmi lõpetamise üritusega lähme loomaaeda, et päris õigesse kohta, kui ise lähti loomast rääkida. Et meil oli siin kahepeale Dan Browni maraton sellega seoses, et ma nüüd selle Da Vinci koodi autori kõige viimast romaani tõlgin. Ja siis ma võtsin niimoodi järjest läbi lugeda kõik 5 eelmist, mis oli iseenesest nagu selles mõttes huvitav kogemus, et jälgida raamatuid, mis on nii umbes 25 aasta jooksul välja antud, et kuidas tõlgete keel ja eesti keele grammatika on selle 25 aasta jooksul muutunud. Ma just sellel hoidsin nagu silma peale, et natukene niimoodi šnitti võtta sealt. Et üsnagi palju on muutunud. Aga jah, muidu ta oli ka siuke et see Dan Brown on nagu niisugune akadeemiline pondikas ja tema peategelane Robert Langdon, kes niimoodi rändab ühest kaunist kultuurilinnast teise, muidugi ei jäta seal nendest eriti kivi peale, et ta muidugi lõhub neid kultuuri hinnalisi kunstiteoseid vasakul ja paremalt. Ja siin nüüd selles, mida mina tõlgin, siis saab ka vaene Praha linn saab kõvasti kannatada, üks väga kõva ilmkärrakas käib seal ja kõik lendab õhku, umbes midagi meie Toompargi laadset, mis on Snelli tiigi ääres ümber Toompea käib, teil on umbes samasugune asi olemas, see vaeseke lendab õhku jah, see. Nii et jah, aga mulle see viimane lugu vist isegi meeldib mõnest eelmisest osast nagu rohkem. Aga võib-olla on asi selles, et ma olen seal ise karupidi sees, et siis ta tundub natuke parem. Aga jah. Kaks inimest teevad, kes Šoti reisile tulevad, ma võin öelda, et me katsume ära käia ka Roslini kadelis, mis oli Da Vinci koodis väga tähtis. Ma ei tea, mis mul selle nüüd niimoodi lisada on, et oleks mingisugune kommentaar selle viimase raamatu kohta, aga seda ma ei ütle. See, mida enne alles tõlgitud. Jah, niimoodi, et selle ma jätan enda teada. Ma loodan, et see on midagi ilusat. Aga sa ei pea ära vastama. Äkki on spoiler? Ei, ta oleks spoiler mingis mõttes küll, jah. Nii et ma ei ütle. Ma ei ütle isegi seda, kas see on ilus. Ja, aga ma ei tea, minu poolt suur aitäh. Ja ma arvan, et ka Rene, et täna väga tore aasta oli, väga palju toredatest raamatutest sai juttu rääkida ja alustame sügisel uuesti, kui oleme elus ja arus. Kui jumal on tervist. Küsige siis tulevikus terved ja ärge siis selga ära kurnake seal teema. Lugege. Jah, mina olen seisukohal, et suve lugemine on igasugune kirjandus, mida suvel loetakse. Suve lugemine mõjub kindlasti